Lastetusega võib kokku puutuda kuni 15% paaridest. Viljatuse põhjuseid on mitmeid. Uurime lähemalt, kuidas on võimalik viljatusprobleemidega paaril last saada. Kõikidel on peamised põhjused, see on põletik. See on maailmas on kõige rohkem levinud, aga riigiti see on ikkagi erinev. Kui on rohkem arenenud ühiskond, kui on rohkem arenenud riik, siis põletikuprotsessi on vähem ja siis kerkivad esile probleemid, mis on seotud hormonaalse muutustega. Selleks, et teha kehavälist viljastamist, peavad olema näidustus selleks. Näidustus reguleerib seadus ja näidustus fikseerib sotsiaalminister. Ja seadusega on kõik reguleeritud, mis sel juhul on vaja teha ja mida tehakse. Ja põhimõtteliselt on nii, et kui rasestamine ei toimu meditsiinilistel põhjustel, siis mida tuvastatakse uurides naist ja meest, siis on erinevad kunstlikud viljastamise meetodid, kehaväline viljastamine, kehasisene viljastamine ja veel erinevad väikesed muudatused või väikesed meetodid, mida saab kasutada ühe või teiste meetodite puhul. Põhimõtteliselt esialgu tehakse analüüsid, mis näitavad, kas sellised protseduurid üldse on võimalikud ja kas nende järgi on võimalik saada last. Ja kui analüüsid näitavad, et see on võimalik, siis kasutatakse naistele ravimid selleks, et munarakud kasvatada ja siis munarakud võetakse välja ja siis abikaasad annavad spermatozoidid ja siis pannakse need munarakud ja spermatozoidid koos ja siis vaadatakse, kuidas nad on kasvavad ja siis, kui nad on ilusti kasvavad, siis võetakse embrüod, pannakse naisele emaka sisse. Kõik seda tehakse meditsiinilise kontrolli all, kasutades ravimid. Ja kui on rasestumine on toimunud, siis edaspidiseks rasedus kasvab tavaliselt, ei ole vahet, kas see on kunstlikult või see on loomulikult eelrasestumine on toimunud. Lapse saamise tõenäosus sõltub sellest, et kui hea materjal, see tähendab see, kui head munarakud ja kui head spermatozoidid ja see on sõltub eeskätt vanuses ja tervisest. Kui on noorem naine, kui on vanuses alla 30 ja kui mehel on spermatozoidid on head ja kui on põhjus lihtsalt, et munajuad on läksid kinni põletiku tagani järgi, siis see rasestamine tõenäosus võib olla küllaltki suur, kuni 80%. Aga kui on tegemist naisega vanuses peale 40 ja kui on meestel spermatozoidid on kehvad, siis seda protsent võib olla 5 ja alla seda. Nagu iga meditsiinilise protseduuriga on siin ohud on seotud ravimite kasutamisega, siis kirurgilise protseduuride munaraku võtmisel, siis narkoosiga ja siis juba iseenesest rasedusega, kui rasestamine toimub. Saime teada, kuidas teostatakse kunstlikku viljastamist. Lähemalt uuri teema kohta Biotegiveebist viljastumise osast.